Tere tulemast vaatama kuulama podcasti Jutukuubik. Jutukuubiku leiab YouTube'ist R33 Jutukuubik, Spotify'st ja Google podcastist lihtsalt Jutukuubik. Minuga täna on siin õpetaja, lillekasvataja ja värske raamatuväljaandja Timo Paanin. Tere! Tere! Timo, sina, ma tean, 100% oled põline kakumäelane. Jaa. Kui võtta nüüd seda sõna põlist, kuidas pidi teda võtta, kas juured põlised või ise põliselt siin? Ise ma olen küll 37 aastat olnud ju. No seda ma silmas pidasingi. Sa oled eluaeg väiksena ringi jooksnud Kakumäe vahet, seal on kindlasti sul tohutu hulk sõpru. Ma ise mingist hetkest, ma olen ka olnud eluaeg siin Diskre kandis. Aga Kakumäele sattusin hilisemas perioodis, võib-olla 12-14 aastasena. Ma olen sind näinud, ma nägupidi sind tunnen, aga me ei ole kunagi ühes seltskonnas olnud. Ma arvan, ma olen sind ka näinud, nüüd ma vaatan ja tuleb ette küll. Et erinevad seltskonnad ja ometi seal ei olnud väga palju noori. No, ma hakkasin üks päev kahe käe peal kokku lugema, neid kahte kätt jäi väheks, et meil oli minuealise poisse oli 8. Nooremaid ja vanemaid minust 12 ja tüdrukuid 2 minuealisi. Aga me poistega põhiliselt ikkagi läbi käisime ja meil oli suur poistekamp. Ja enamasti noorematega ja minuealistega käisin mina läbi, aga vanematega meie ei käinud üldse. Vanematele vaatasime niimoodi alt üles, nemad ikka võtsid meil metsa vahel panid pulga hakka lõuga tõmbama, kas suudad tõmmata, kiusasid meid. Ja ma võib-olla isegi tean, keda sa vanematel silmas pead. See oli eraldi käng. Ja. Aga mul on selline küsimus kohe, kuna ma ise olen ka siin üles kasvanud ja ma tean seda kõike. See oli ju piiritsoon. See oli kinnine tsoon. Mismoodi sina laveerisid seal? Sellepärast, et kui nüüd keegi küsib, siis kohe nüüd peale tallekest pullikest oli tegelikult piiriputka. Ja mul on nii kahju, et mul oli fotoaparaat endal ja ma mõtlesin, küll ma pildistan ükskord ja vaatan üks päev kadunud, ära lammutat. Seal oli tõesti piirivalveputka Ahvena tee kõrval kohe. Ja aga sa tahtsid küsida, et kuidas ma seal laveerisin tänu piirivalvele. Mina selles vanuses, piirivalve läks ju ära, kõige viimasena vist 94 väed läksid viimased välja siit. Et mina ikkagi selles vanuses, ma olen ju 85 aastal sündinud, selles vanuses eriti kaugele ma kodust veel ei läinud. Ja mängisin ikka üle tee, aga ma tean, Kakumäe Kalasadamas oli piirivalvetorn ja minu vanaema oli seal valvur, öövalvur öösiti ja lasi seal makratsehhist kaubaautosid sisse ja välja ja kaluritele ilmateadet ja seal oli ka piirivalvurite telefon seal sees, et ta andis neile ilmateatet, mis ilm tuleb, et kaluritele edasi öelda. Ja siis võtsin mina ka seda telefoni sealt laua pealt ja vene keeles piirivalvesõdurid hakkasid rääkima. Mina ei saanud aru mida ja siis mina ütlesin tere ja siis nemad said ju lõpuks aru, et laps ja siis hakkasid nalja kogu aeg seal, naersid vastu ja laulsid ja mis nad tegid ja ma panin kohe toru ära, nagu must telefon oli. Ja rohkem mul piirivalvuritega üldse kokkupuudet pole. Nii et selles mõttes sina oled must mõni aasta vanem ja sina mäletad ehk paremini. No mina mäletan nii palju, et seal, kus mu vanaisa elab, seal, kus me olime siis terved suved, seal heinamaad olid kuni mereni. Sihukest asja nagu majad seal ei olnud. Ja oktoobri õhtutel, pime oli siis, lumi oli maas, piirivalve oli mere peal ja prožektoritega näidati üle heinamaada, nii et kõik oli valge nagu päeval. Mulle üks asi veel meenus, tegelikult me oleme isaga laveerinud. Ma olin üks 4-aastane. Ja meil oli koer ka kaasas, meil oli noor hundi koer ja ma nägin ju kogu aeg helikopterid lendasid. Helikopterid lendasid, jaa. Suurupi ja Kakumäe vahet. Ja siis ma ütlesin isale, ma tahan helikopterit ja isa siis võttis mu kaasa ja me kuidagi siis saime läbi sealt niimoodi. Ta teadis, et mingid teed või lubati, ma ei tea seda. Ja siis ma mäletan Paju põõsa taga, kus helikopteri plats on seal Kakumäe ranna juures, see on praegu veel alles.
siis kükitasime seal ja helikopter tuli ja oi, ma vaatasin, see oli nagu filmis, tead, lapsele. Ja isa ütles, ära tõuse, ära liiguta, et piirivalvurid ei tohi näha, et me siin niimoodi nagu, siis oleks meid vahele võetud ja et mida te siin vahite ja teete. Ja see on ka mul nagu piirivalvest veel meeles, jah. Ja seda silda ma mäletan ka, mis Tiskre ojast üle läks, see raudsild. Mäletad sõdurid, see, mis nad kontrollreidi tegid. Jaa, seal oli piirivalverada, oli kuni ka sinna Tabasalu mäe alla. Ja Tiskre kaldani välja, jah. See rada oli, jah. Ja seal oli elektriliinid, mina arvasin kunagi, et on, aga tegelikult oli telefoniliin, mis jooksis. Telegraafiliinid ja hästi palju juhtmeid oli seal veel. Ja see tuli ju meile välja, see läks sinna Kakumäe randa välja. See tuli niimoodi igalt poolt läbi ja Kakumäe teeristis oli veel see vana telegraafipost, seda autot sõitsid kogu aeg pikali ja see pandi jälle püsti, ometi need juhtmed olid ammu läbi lõigatud. Jah, alles ei ole enam praktiliselt mitte midagi. Ei nendest ja siis oli olnud see liivariba, mida kogu aeg õhtuti äästati, et jalajälgi vahele võtta. See on muide seal raamatus olemas, hästi näha see liivariba seal. Aha, no raamatuni me veel jõuame. Ja sinna me veel jõuame, jah. Aga nüüd selline lugu, et toimetasid Kakumäel, eks ole. Sa käisid koolis kus kohas? Koolis ma käisin Pelgulinnas, Pelgulina gümnaasiumis. Aga mis ajendas sind hakata õpetajaks? Vaat see öeldakse, et mina ütlen, ma olen sellega päri, et tõeliseks õpetajaks tuleb sündida ja keegi minul ei ole ütelnud, et sa saad õpetajaks. Võib-olla minu eeskujud, minu klassijuhatajad, nad olid tõelised õpetajad suure algustähega ja võib-olla lapsele andis nagu suure mulje ja ma hakkasin ise ka õpetajat mängima kodus. Ma ei tea, ma hakkasin jäljendama neid ja mul olid õpilased, mul oli tahvel, kuhu ma siis kirjutasin ja siis oli mul nii-öelda nähtamatud õpilased ja klassipäevik ja tegin kontrolltöid, siis ma neid parandasin ja käisin veel ema töö juures neid kontrolltöid paljundamas, tal oli koopiamasin ja nii edasi, aga no kasvasid välja lõpuks sellest aga kui ma juba kuskil 5. klassis, 6. klassis olin, siis ma olin juba otsustanud, et minust saab õpetaja ja mida aeg edasi 9. klassis ma olin otsustanud kindlasti gümnaasiumisse minna, et õpetajaks saada ja vahepeal gümnaasiumi lõpus mul tuli ka idee, et minna aiandust õppima, sest äriettevõtlus niisugune oli, ma tegin ju siin äri juba nii-öelda oma nende põllukultuuridega aga ma sain tasuta kohale ülikooli ja siis läksingi õpetajaks. Astume siis sammukese tagasi, kuidas sa üldse jõudsid selleni, et hakata, ma saan aru, et sa kasvatad lilli ja mugullilli sibulatega. Ja. Kuidas sa jõudsid sinna või millest asi alguse sai? No kõige algus oli see, et meie maja, ma olen ikka ütelnud, on kapsast ja kartulist ehitatud. Maja on küll telliskividest ja puitkarkassiga, aga kui minu vanavanemad selle krundi said, siis tol ajal ei olnud nii, et lähed pangast, võtad laenu või on sul raha, ostan maja. Maja ehitati 10 ja rohkem aastat ja iga telliskivi, iga ukselingi jaoks pidi sul paber ja luba ka olema, et kus sa selle said, äkki varastasid. Aga niimoodi telliskivi aval see kokku ehitati ja raha saadigi juurvilja müügist. Ja kui mina olin väike, siis vanaema oli veel küllalt tervise juures ja käis ise turul ja me pidime ju kõik aias tööd tegema. Koolis tulin kohe rohima, meil olid ju loomad, meil oli lehm, meil oli lambad, meil olid haned, muskuspardid. Ja neid tuli kõike ju hooldada ja mina pidin kartuleid rohima ja ma ütlesin, elu sees ma ei hakka põllutööga mitte mingit pistmist rohkem. Ma kraapisin mulla peale umbroole ja mina ütlesin, mina seda ei tee ja lõpuks viskasin selle ämbri, läksin poistega jalgpalli mängima ja riid oli majas, et poiss on laisk ja tööd ei taha teha. Aga tahtsin raha. Noored tahavad ju raha. Ja ema pani mu Baltijamaa turule mahla müüma. Vist 95 või 6 aasta, ma olin 10-aastane poiss ja ma ei tea, mul oli nii piinlik. Mina seisan seal ja kõik ostavad mahla. Ma ei tea, mulle üldse see situatsioon ei meeldinud. Ma müüsin kellegi võõrast mahla. Aga mina ütlesin, kõik müüvad oma asju ja mina pean kellegi mahla müüma. Ja ma ütlesin, et
mina tahan ise raha teenida ja mis ma tegin, läksin Kakumäe metsa, hakkasin mustikaid korjama ja läksin neid müüma Nurmenuku poe ette, seal oli kunagi turg veel ja müüsin neid ikka paar aastat seal ja mul oli püsikliendid ja ma sain 25 krooni liiter, see oli tohutu suur raha sellel ajal. Ja ma ostsin kõik asjad ise, ma sain ise seisvaks juba 3-14 aastaselt raha suhtes. Aga siis mul, kui ma turul müüsin, üks kõrval, üks naine müüs herneid. Ja nii head herned olid need, et mina küsisin, et kas sul seemet on herneseemet, ma tahan endale ka neid maha panna. Ja ta tõi mulle seda herneseemet ja ma ei kujutanud ju ette, kui palju seda hernest sealt tuleb. Ja ma panin, pool kilo tõi mulle seda seemet ja ma panin kõik selle maha. Ma kaevasin ju muru üles, ega vanaema siis oma maad mulle anda, et mingit hernest panna. Temal oli kõik kartulit ja peeti täis. Ja ma panin need herned maha ja sealt tuli niisukene saak, et ja tohutud kaunad ja vihmane suvi, ja suvi oli ka kastma, ma ei pidanud. Ma ei hoolitsenud ju ka, kepid panin ainult, aga ega ma väedanud ja midagi. Aga saak oli ja läksin neid müüma, neid herneid. Ja mul oli saba taga ja tundigi ei läinud, mul oli kõik müüdud. Ja ilus kaup. Ja ma mõtlesin, oot, järgmine aasta paneme rohkem hernest. Hernes ainult. Ma ei mõelnud mitte midagi muud siis. Mõtlesin, ainult hernes ongi maailm, ega muud ei müüda. Ja siis ma läksin, tellisin, keskturul oli Jõgeva seemnearetuse sordiseemne pood. Ja tellisin sealt kohe spetsiaalset sordiseemet 2 kilo. Ja siis vanaema ütles, tema jäi juba viletsamaks ja ütles, et tema enam ei jaksa, et tee, mis tahad. Ja paningi kõik selle maa hernest täis, aga juhtus, et tuli kuiv suvi ja oli kehv, see oli väga kuum suvi ja meil õnneks on kaev ja ma pidin kastma, nüüd pidi vaeva ka nägema ja neid nööritama. Ma sain ikka väga ja saagi ka, aga tohutu tööga ja mõtlesin, hernega minul enam ei hakka tegelema, sellega on nii palju tööd. Ja saatus siis viis niimoodi juhuslikult, et samal aastal sügisel, kui mul need herned olid müüdud, üks tuttav mees, tuttav, ega ta mulde tuttav polnud, aga sattusime jutu sees kokku ja tema hakkab rääkima, et tema on tulbikasvataja. Ja et tema viskab ära 2000 sibulat, lillesibulat. Need on need, mitte ei ole suured, vaid need olid väiksed sibulad, mis jäid järele. Ajatussibulad annavad väiksed sibulad ja ütles minul nendega midagi 20 sorti viskamine. Ma ütlesin, ära viskanna mulle. Mul maad küll, ma panen maha. Ma polnud elus tulpe kasvatanud, aga minu vanaisa oli suur tulbikasvataja. Nimelt tema onu naistepäevaks ajatas 30 000 tulpi ja tulp maksis, sa tead, kui palju, 1 rubla oli 1 tulp. Ja nad tegid tohutu, ja nartsiss oli veel 2 rubla ja nad tegid tohutud rahad, aga tollal oli jama, raha polnud kuhugi panna, raha oli, aga midagi sellega teha polnud. Osta polnud midagi. Aga vanaisa, ma mõtlesin, et kui vanaisa sellega hakkama sai, tema nimelt kasvatas tulbisibulaid oma vennale, et ta saab jälle ajatada. Ja siis ma mõtlesin, mina saan ka hakkama. Ja panin need maha. Ja see oli tohutu külm talv, 2001-2002 talv. Ja kõikidel võttis, Kakumäel oli ka 29 kraadi paljas, külm, lund ei olnud ja 29 kraadi oli. Ja kõigil võttis ära nartsissid, liiljad, kõik asjad, lilled just olid külmaõrnad. Aga minul ei võtta ühtki tulpi ära. Ma ütlesin, et see peab siis õige asi olema, kui minul nii hästi läheb. Ja kevadel tulid esimesed õied ja neid õis oli 200, no kõik sibulad ei andnud õisi ja ma läksin neid siis Baltiamaa turule müüma. Jälle oli saba. Jälle sain kohe kõik müüdud. Ja minul on see ärisoon, ma ütlen. Ema ütles, et sina oled nagu Nossov, ärimees Nossov, ükskõik mis sina kellelegi pakud, sa sellest lahti saad. Ja nii ta oli, et läksin selle sama mehe juurde, kes mulle neid andis, neid lillesibulaid. Paul, et kas sa mulle saad telli, sina Hollandis telli mulle neid suuri sibulaid ka, mis kõik õied, ilus õie annavad. Ja siis ta telliski 20 sorti, igast sordist 100 tükki. Ja siis ma saingi, terve põllu panin täis ja samuti, no see oli omaette ooper, mul ju autot polnud. Isa käis, läks varatööle, emal autot polnud, aga kuidas lilled turule saada? Ikka 21 bussiga. See oli ikka omaette tsirkus. Vanaema ootas siis teises, õnneks oli nii, et buss tegi ringi ära, tuli tagasi. Mina läksin 2 kastiga ühest peatusest, vanaema käruga ootas teises peatuses veel 3 kasti tõtsime veel, kus titekäru koht oli 5 kasti tulpe, tead. Ja ma müüsin bussis ka lilli, tead, tulid ostma, see oli ooper. Ja siis vedisin need sinna turule ja
oi jummel, on seda raha tehtud nii-öelda, aga no see polnud veel suurem asi. Siis tuli juba ülikool ja aega jäi ka väheks, aga siis tuli vahepeal mul uus maania, hakkasin peterselli kasvatama. Et samuti üks andis peterselli seemet, et pane venelased ostavad, et vene rahvas oskab sellega hästi toite teha ja maitsestada. Ja panin vähe esimene aasta ja no muidugi jäi jubedalt puudu. Ja iga aasta panin rohkem ja tipp oli 4 aastat tagasi, kui mul oli nii palju peterselli, seda sai 4 korda lõigata, et 1,5 tonni kaaluliselt ma müüsin peterselli keskturul suve jooksul ära. Ma ei kujuta seda mäge, see on nagu suur heinasaad, kui praegu mõelda. Aga mul on aus kaup, mul on suured kimbud ja odavalt kõik ütlesid, no kuidas te nii odavalt siis müüte? Aga ma ütlesin, kaubast on vaja lahti saada, et ma ei hakka prügimäele viskama. No ja siis meil siin Kakumäel on üldse üks, ma ütlen, selles suhtes neetud koht, et meil ei saja vihma. Suviti, kas läheb sinna Rannamõisa poole ja merre või läheb linna, aga meil päike paistab ja vihma ei tule ja seetõttu ma lõpetasin ära selle peterselli ja tilli kasvatamise, sest see on tohutu kastmine ainult. Meil ei saja suvel nii palju vihma, et no see aasta oleks saanud. See aasta ma ütlen ka poleks, meil on ikka väga vähe tuld. On mõni suvi, kui on vihmane, aga enamasti meil on kuivad suved. Ja nüüd ma olen täiesti lillede peal. Lillede peale ma jäin jah juba 3 aastat tagasi. Ainult tulbid, nartsissid ja mu õnnistuseks või mõne õnnetuseks, tavaliselt kellele on õnnetuseks, teisele on jälle õnnetoovaks asjaks, on see koroona, mis viirus oli meil siin ja võib-olla on ka praegugi veel tulemas, et ma käisin Karja tänaval linnas alati lilli müümas ja seal on ju istumine, sa ootad, kõigil on üks ja sama kaup, sa ootad kliente ja mõtled, kas sa saad lahti nendest lilledest või ei saa. Minul õnneks oli alati nii, et ma määrisin kaela, sain koju, et koju ma lilleid on. Aga aeg on kõige kallim vara ja hommikust õhtuni, no ma peale kooli läksin, mul ema istus, kui sai, tööl ei olnud seal ja siis läksin mina õhtu kella 6-ni. Ja kui koroona tuli, siis ju rahvas kadus ära, linnas enam ostjaid ei olnud. Ja ma mõtlesin, mul alati öeldi, oi, te panete nii palju sibulaid, me tahme näha neid väljasid, kui need õitsevad. Ma ütlesin, et ei näe neid väljasid, sest ma müün pool kinnisena nad ära kõik, et nad ei jõua lahtigi minna. Ma müün värsket lille, mis on pool kinni. Ja nüüd ma mõtlesin, kui koroona oli, et nüüd siis lõpuks läheb täide, et ma näen, kui kõik lõpuks koos õitsevad, sest ma neid müüdud ei saa. Ja õnneks on niuke asi nagu Facebook. Panin Kakumäe kuulutused. Kui õnneks just sattusid lihavõtted olema aprilli lõpus, et kui on soovi, müün kollaseid nartsisse ja suht odavalt andsin. Pidin ma selle kuulutuse sinna panema, sest enamik jäid ilma. Mul olid kõik väravad, aga et kus siis lilled on, ma ütlesin, mul pole enam mitte midagi, kõik on müüdud. Ja tänase päevani ma pole enam Karja tänaval istunud, mul on püsiklientuur, kõik viiakse kodust ära. No selles mõttes on sul õigus, et aeg maksab väga palju. Et lihtsalt koha peal istuda. See on sulle tuline õigus. Ja mina annan odavamalt kodus, ma ei anna, nagu on poe hinnad, sest ma ei pea ju rendi hinda seal koha tasu. Ja mul on oma firma ka, KT Poetiku Sooju ja müün seal lillesibulaid ja lilled selle kaudu ja kõik. Aga tänapäeval käibki, enamus businessid käib juba internetis. Ja internetis ja ma tegin e-poe ka, kus ma müün lillesibulaid, sest enne ma müüsin Facebookis, seal ei jõua omata seda asja. Ja mul jääb pool paberi ja see raamatupidamine on palju lihtsam kõik seal ja niimoodi ja mul on oma klientuur ja selles mõttes lilled on mul praegugi käivad, täna jälle tuleb helistab ukse kella, ma tahan liljaid osta. Ma ütlesin, ma ei müü, need on ilu jaoks, sest mõelge nüüd, iga päev mul käib 3-4 inimest, tahavad lilli. Mul ei oleks ühtegi lille aias, et mis lillekasvata aed see on, kui mul pole, need on lihtsalt reklaamiks nii-öelda ja iluks. Ahaa, aga sul ühesõnaga õitseb ka midagi aias, eks ole. Oled sa tähele pannud, kas on mesilased ka lillede peal? Tead, mul on esimene asi on krookused, kui kevadel tulevad on mesilasi täis. Ja siis tulevad need samad siin. Ja siis tulevad juba suvelilled ja mesilasi on mul aed täis
ja sügislilledel on ka mesilased peal. Ja mis ma nägin, muide 3 ööd tagasi tulin koju hilja ühelt ürituselt ja vaatasin, mis floksid, mul floksid õitsevad praegu, et nagu koolibriid lendavad. Nagu teate koolibriid? Ja need on mingisugused... Surud, jah. Suured, paksud ja nad nagu, see tiib lööb ju 6-70 korda sekundis, nad nagu ja siis selle imilondiga imevad nektarit ja ma kohe filmisin, see oli nii, ma pole elu sees nii 2 tükki korraga kohe ja mul käe peale tulid ka ja sinna neid lendajaid jagub küllalt. Seda ma mõtlen, et tihtilugu mesilased kevadeti just hästi tihti panevad Kakumäe poole. Kuna Kakumägi jääb tarudest selja taha, siis panevadki sinna poole. Mul on siin, hetkel on 3 taru ja 2 tuleb veel juurde. Siis ajaga sinna poole, see on nii kaugel muidugi. Nad käivad pikkimaid. Jah, käivad pikkimaid. Ja nad annavad üksteisele veel teada, siis teised lähevad ka. Tantsivad seal tarus, ütlevad, kus on. Ja kõike seda businessit sa teed siis nii-öelda õpetaja ameti kõrvalt. Jaa, mina ütlen, põhitöö on ikkagi mul see lillekasvatus. Õpetaja amet on obi. Jah, et kui ma mõtlen rahalist poolt, siis õpetaja palgad on ikkagi suhteliselt väiksed ja eks me kõik, kellel võimalik, teeme natuke kuskilt midagi veel lisaks, et lahedamalt ära elada. Mul on natukene selline teistsugune küsimus ka, mida ma küsisin ühelt inimeselt, kes mul juba käis siin, tema on ka õpetaja, tema on tööõpetusõpetaja. Kui lihtne või raske on märgata tänapäeval koolikiusamist? Seda koolikiusamist selles mõttes on päris raske märgata, et minul isiklikult. Mul on kohutav kiirus taga kogu aeg. Ühest tunnist jooksen teise, mul on endal ka klass, kellega tuleb tegeleda ja niimoodi ei jõuagi süveneda probleemidesse tihti, kui peaks süvenema. Aga kuna minu enda klass on suured, juba 12. klass, nendel niukest togimist ja seda enam ette ei tule. Aga ma ütlen selle kooli kiusamise kohta, et seda on raske märgata, kuna ta on enamasti juba kolinud internetti ja lapsed näitavad mulle ise teinekord, näe, mis ta mulle saatis ja näe, mis ta mulle ütles. Mitte sõnadega suust välja otse näkku, vaid just siin internetis. Ja siis ma olen ütelnud, et on niuke asi nagu veebikonstaabel, pöörduge sinna poole või oleme vanematega siis arutanud seda asja eraldi konfidentsiaalselt. Ja see ongi siuke peene asi, et mis hetkel sa sinna konstaabli poole pöörduda. Ja igasugu videosid saadetakse ja meie ei tea pooli asju, ma ütlen, mis seal toimub tegelikult. Ei, no see on selge. Ja muidugi ma näen, ma olen korrapidaja vahetundides, mõnes vahetunnis ja ma näen just algklassides ikkagi on niukest halvustavat suhtumist üksteisesse. Õelust ikka on seal laste hulgas päris palju, ma ütlen. No õelust oli ka juba sellel ajal, kui mina koolis käisin. Aga siis oli see koolis, eks ole? Ja siis oli ikka kohe kaklus ja värk tehti asjad sirgeks, aga nüüd on see seal ja venib ja me teame ju, millega see võib lausa lõppeda, kas psühhiaatri haiglaga või siis enesetappudega. Jah, et ma mõtlengi, et mis hetkest oleks see, kus peaks nagu päris jõuliselt sekkuma nagu selles mõttes, et... Jah, sest lapsed tihti hoiavad endasse, neid ähvardatakse, võib-olla nad ei julgegi öelda ja me ei näe nende sisse, see on väga komplitseeritud asi tegelikult. Jah, selles mõttes on nagu halb, et see sinna internetti on kolinud, kuigi samas, kui seda tehakse internetis, jääb alati jälg maha. Jälg, selles mõttes on jah, et kui tõesti asi läheb tõsiseks, saab kohe jälile, et kes tegi ja kust saadeti. Selles mõttes küll, jah. Ja sa õpetad, ma saan aru, bioloogiat. Jah, bioloogiat ja loodusõpetust olen andnud ja geograafiat olen 1 aasta andnud, aga põhiliselt ikkagi bioloogia. Aga mille järgi sa nagu valisid selle ala? Kas just tänu sellele, et... Tead, ma räägin sulle. Minul bioloogia koolis oli raske. Ma ei tea, miks. Õpetajad võib-olla olid ka sellised, kes ei seletanud nii, nagu minul oleks sobinud, aga ma mäletan, ma valisin bioloogia riigieksami ja siis tuli õppida eksamiks, sest 1 punktiga ei saanud läbi, nagu tänapäeval. Ja ma mäletan, et ma just nädal enne bioloogia eksamit õppisin ja tead, mul plõksti lõi lahti kõik see.
kui huvitav, just see oli see geneetika osa, mikrobioloogia. Ja ma mõtlesin, kuidas ma pole enne näinud, et see on nii huvitav. Muidugi ma olen looduse keskel olnud ja taimi ja kõiki ma tundsin, sest minul oli väga tark vanaema. Ta teadis kõik umbrohud, ta teadis kõik taimed, puud, põõsad, linnud, kes laulab. Need olid mul enne õpetajad. Ma olin targem kui õpetaja mõne koha pealt võib-olla. Sest mul oli praktika, aga just niisugust kõrgemat bioloogiat ja seda, millel baseerub üldse elu, molekulaarbioloogia, selle lõi mulle pauhti lahti eksamiks õppimine ja siis ma ütlesin, ma tahan minna seda õppima. Ja konkurss oli muidugi väga suur, 6 kohale 109 tahtjat ja siis olid kroonides tohutud õppemaksud, ma ei mäleta, aasta oli vist 35 000 krooni. Võis olla küll, jah. Ja ma võtsin ka õppelaenu 20 000 veel. Sellest ma tegin autojuhiload ära. Aga ma sain, õnn oli see ja asjade kokkulangemine, et ma sain 5. tasuta koha peale, muidu ma läks läinud Räpinasse ajanduskooli. Aga läksin õpetajaks ja õppisin ära ja läksin juba 3. kursusest, läksin tööle kooli. Kohe niimoodi? Jaa, ma sain juba, hakkasin kohe enne baka lõpus, hakkasin kohe koolis tööle. Aga siis me jõuame selleni, et õpetaja ei õpetanud huvitavalt. Või selles ei õpetanud. Ma ei taha kommenteerida, aga mina oleks teistmoodi õpetanud. Vaata, ta ei äratanud must sellist huvi. Ma käisin küll olümpiaadidel ja sain ka päris häid tulemusi mõnikord, aga et nüüd õppima minna, seda bioloogiat sellel ajal ei tekkinud alles siis viimasel hetkel enne ülikooli minekut. Ja kui ma õpetajaks läksin kooli, ma olin ju 22-aastane ja mõtle 19 aastat, ma andsin 12. klass anti ka mulle kohe ja 19-aastased tüdrukud ja ma olin päris kena noorena ja mul oli ikka päris raske seal tundi anda, sest nad ei õppinud, nad vahtisid mind suu ammuli seal. Nad olid ikka armunud ja väga raske oli seal tundi. Seal oli niisuguseid lugusid, et ma ei jõua neid siin rääkida. Kuidas sa kehtestasid ennast? Teate, nagu ma ütlesin, õpetajaks tuleb sündida. Ja meie seda kehtestamist ei saa õppida. On õpetajaid, kelle tunnis on täielik segadus ja lapsed teevad, mis tahavad. Minule esimeses koolis, kus ma õpetasin, arvati, et ärme tapa noort poissi kohe ära, teeme talle, see oli nüüd 2 otsaga asi, vooruloengud. Paneme 3/12 ühte loengusse, siis ta saab 1 tunniga 3 klassi ära teha, nii-öelda. Ja mul oli auditooriumis 76 18-aastast inimest. Ja ise olid 19? Ei, ma olin 22. Okay. No vahet eriti pole. No, just. Ja mis see poisike tuleb nüüd meid õpetama? Aga tead see minu olek või see, nad muidugi esimesed 2-3 tundi panid võib-olla mind proovile, aga nad nägid, et siin tasub õppida ja ma saime kohe nendega otsa peale. Mitte keegi, see 15 aastat, mis ma olen koolis olnud, mitte keegi mulle mind kuhugi veel saatnud, ükski kord pole saatnud. Näkku ei ole saadetud? Ei ole kuhugi. Ja lapsed, lapsed võitsid mu südame, ma ütlen niimoodi. Et me kohe sobisime selles esimeses koolis ja ma läksin teise kooli. Õpilased panevad kohe su proovile. Ma läksin esimene tund, seal oli 2 tüdrukut, see oli väike klass, 2 tüdrukut ja 15 poissi. 17 last oli seal klassis. Ja seal oli nii kitsas klass, seal oli 1 aken ainult, siis olid pingiread pandud 2 ritta ja nii nad seal ees istusid 7 ja 9 või kuidagi niimoodi need seal olid. Ja nii palju oli tahvli ees ruumi, et ma sain ainult ümber keerata. Seal polnud mingit suurt vahet, nad vahtisid mulle otsa näkku ja pättide klass. Ja esimene tund elus läheb niimoodi. Ja poisid, teate, mis olid teinud? Aken oli kinni, nad olid kõik peeretanud. Selle klassi nii täis ja vaatasid, kas nad saavad mu välja suitsetada sealt või ei saa. Ja ma ütlesin, et ma tulin klassi, ütlesin esimese, et ega teie süüdi pole, bakterid on süüdi. Need on kõhutuuled, mida tekitavad bakterid, nii et ärge muretsege. Ja siis nad kohe hakkasid naerma, see nali neil läbi ei läinud, ma ütlesin, tehke aken lahti. Ja meist said suured sõbrad ja mulle ei meeldi niisugused nohikud õpilased. Mulle meeldivadki just niisugused pätid. Nendega ma saan kõige paremini läbi. Ja mul on neid praeguses koolis ka niisugused, kes on, Juku moodi. Kui ma ütlen, kui sa ei jõua poolt
kui sa juba kõike tee, siis poolgi ja tee see hästi ja ta püüab ja ta saab ja ma panen alati hinde tema kasuks, sest ma näen, et ta ikkagi püüab natuke. Aga selles mõttes see on täiesti õige. Ja mina omal ajal mäletan seda, sellepärast pandi, stambiga nagu pandi, eks ole. Näiteks kehaline kasvatus, eks ole. Sul on ette antud mingisugune standardid, eks ole. Mõne inimese jaoks on see standard üle jõu käiv ja ta saab sellest 2, eks ole. See ei ole selles mõttes nagu aus. No oled sa näinud seda karikatuuri? Ahv, jõehobu ja elevant ja siis on inspektorid laua taga, ütlevad ronipuu otsa hinde peale. No ongi, kõik on ju erineva annetega ja erinevate asjadega. No just, et tore kuulda, et see asjad natuke muutuvad. Nii, nüüd me jõuame siis sellele kõige sinu värskema saavutuse juurde. Raamat, kuidas oli? Külad, Vete, Serval. Jah, Külad, Vete, Serval. Idee sündis sul, ma saan aru, 5 aastat tagasi. Ei. Rohkem. Esitlusel, siin oli 2 esitlust ka ja esimesel esitlusel ma ütlesin nagu Juhan Liivi luuletus ja sellest on laulupeo laul ka tehtud. Ma mõtlesin nüüd alles nende sõnade peale ja seal on öeldud, et kui mina olin väikene mees, üks elin mul elises rinna sees ja kui mina sirgusin suuremaks, siis elin rinna sees läks kangemaks. Tegelikult ma mäletan niukest asja. Kõik see sai alguse minu naabrimehest, kes on siin samas üks 500 meetrit või vähemgi siit eemal, kus me praegu intervjuud teeme, Künka talus sündinud ja üles kasvanud ja nad sattusid meile sinna naabriteks ja ma käisin ju alati neil külas, sest see mees rääkis nii huvitavaid lugusid. Ja mind kutsuti sinna sünnipäevadele. Seal oli suur pere ja kogu aeg oli kellelgi sünnipäev ja tule aga sööma ja minul on alati süüa meeldinud ja käisin aga siis vitsutamas. Ja siis rääkis see mees seal neid huvitavaid lugusid ja ma käisin muul ajal ka niisama oli huvitav rääkida. Seal olid ka poisid, aga nad olid minust vanemad. Ja siis need jäid nagu minu sisse ja lisaks ka meil oli kodus ju vanaema, kes oli tööl käinud kõikide siin Kaluri kolhoosis Kiirovis, Kakumäe rannas oli kalatöötlemissehk, käis tööl kõigi nende endiste kohalikega, kes olid siin põliselanikud, siin sündinud, nende vanemad olid siin sündinud ja nii edasi. Ja ta teadis ju ka kõiki neid lugusid, mida temal oli räägitud ja tema jälle rääkis mõnikord jutu seest, tuli välja, rääkis jälle midagi. Ja see jääb nagu su sisse, aga see jääb oma aega ootama, sest sina oled laps, sina ei oska nende lugudega mitte midagi pihta hakata. Ja siis näitasid see Künka mees siit Künka talust, kes neid lugusi rääkis, näitas mulle oma pilte. Näe, see on minu vanaema, see oli meie maja, milline oli. Ja need pildid hakkasid ka mu vastu, ma hakkasin lugusid ja pilte kokku viima. Ja mina ei tea, mis asi see siis on, kus niuke mõte tuleb lapsele pähe. Ma olin kuskil 2-13-aastane, ma olin ikka päris laps. Abe veel ei kasvanud. Ja läksin, hakkasin, siin on Ävarditalu, läksin sinna õuele, sest ma teadsin neid inimesi bussist kõike, ma olin ju, need sõitsid ju bussis kogu aeg need madaamid. Ja läksin nende juurde, tere, mina olen sealt, nad mu vanama teadsid. Ma ütlesin kohe nagu selle alibiks, et te teate ju mu vanama, siis kindlasti te olete nõus minuga kõik tegema, mis ma ütlen. Et mina tahan lugusid Kakumäest, et neid kirja panna ja ma tahan vanu pilte, et minul on fotoaparaat, ma pildistan need maha ja siis toon teile tagasi. No nemad ütlesid muidugi, et no laps, mis sa siin segad meid, mine ära, meil on kiire. Ja ma käisin mitmes kohas niimoodi ja mitte mingit tulemust. Ja siis ma olin nagu kurb, et ei sellest ei tule midagi ja jätsin selle sinna paika. Ja siis käisime ka selle sama Künka Oskariga, nende maade peale ehitati ju nendel oli 2 kohta siin, oli Kotlepi ja Künka ja ühe talu maade peale ehitati kõik see Tiskre Elamu rajoon, üks osa sellest ja neil ehitati ka siia maja, siis ma hakkasin siin neil külas käima ja siis ju siit taludest kõik need käisid seal jälle külas ja me käisime nendel, veeti mind sinna külla ja mul oli jälle huvitav kuulata lugusid. Ja siis nagu jälle lõi lõkkele see, mis kunagi oli sees olnud. Ja
palju uusi lugusid, aga tuli ülikool, tuli, eks ole, keskkool, ülikool, siis juba tööaega ei olnud. Noor inimene, tahtsin elu elada, kõik su asjad sai ära tehtud ja olin nagu kurb isegi ja mõtlesin, et aeg läheb ja enda ette mõtlesin, et näed, tahtsin raamatut teha ja kuulsin jälle see suri ära ja see suri ja ma tean 2012, kui mu vanaema suri, sellel aastal suri üle 10 kohaliku ka, kes olid vanad ja ma mõtlesin, niimoodi nad kõik lähevad. Ja mõtlesin, ei, minust vist seda kirjutajat pole ja las siis olla, et keegi teeb ja nüüd 5 aastat tagasi, õigemini 6 aastat tagasi siis juba saab sellel sügisel, helistab mulle ka üks siit Kakumäe tüdruk või kirjutas ta Facebooki, et tead, minuga võttis täna ühendust Eerika, tema on ka siit Kakumäelt, nad on tulnud siia 30 aastat tagasi, et Eerika tahab teha näitust Rocca al Mares Kolukõrtsis Kakumäe 550. Ma ütlesin, niuke juubel on tulnud, et ma ju ei jälginud, mis juubelid. Ja et kas sina tahad aidata, et sina tunned kõiki Kakumäe vanu elanikke? Ma ütlesin, kus mina neid tunnen, et ma tean küll neid nägupidi, aga ega ma neid ei tunne isiklikult. Mu vanaema tundis ja Kakumäel, ma usun, ka siin ju kõik teadsid kõike. Need ju läksid järjest ja kõik teadsid, mis keegi tegi, kes kellega magas ja nii edasi, umbes nii. Nüüd, mina mõtlesin, et okei, ma tean, ta ütles, aega on vähe, et me juba siin 6 aja pärast on näitust vaja, et meil on vaja materjali, veel fotomaterjali ja lugusi äkki ka keegi oskab midagi rääkida. Ma ütlesin, lähme siis käime seal ja seal ja seal, et midagi saame ikka ehk, et lähme koputame uksele. Ja nüüd ma läksin jälle niimoodi, et tere, mina olen, kas te tunnete, ma olen sealt selle juurest, praksi juurest, et oi, sina muidugi me teame sind, et ma mäletan sind sellest. Ja nüüd nad kohe lasid mu sisse, ma olin juba suureks saanud, enam ei olnud oma poisikese jutuga. Ja siis Eerika lindistas diktofoniga ja mina küsisin, tema nagu kuulas. Mina olen, tema on õpetaja, küll õpetaja oskab küsida, mina siis. Ja saime 3 inimest ja saime fotomaterjali ja veel arhiividest ka ja tegime selle näituse. See oli väga ilus, Haabersti linnaosa vanem käis seal kõned pidamas ja siis ma mõtlesin, kui see näitus oli, et tegelikult nüüd ongi see aeg kätte jõudnud. Timo, sa teed selle ära ja Eerika ütles ka, Timo, võta see pulk endale ja tee see lõpuni. Et aeg läheb kiiresti ja see ei alasta. Ja ma hakkasin ruttu uurima ja Eerika hakkas ka algul muga kaasas käima siis peale seda, et ta oli ka nagu algul osaline, aga temal ka tulid elus kiired ajad ja ta ei saanud enam hiljem muga koostööd teha ja jäigi nagu minu peale. Ja nii ma käisin. Kõige enne tulime siia, siin samas kõrval oli Salme, oli 102-aastane. Siin samal kõrvast talust, tema teadis väga palju ja siis Tiskres ja ma käisin kõik vanad läbi ruttu ja järjest nad hakkasid minema. Jälle kuulsin, ta suri ära, aga need olid kõik mul käes juba, need materjalid ja nüüd ma mõtlesin, et ma alustasin õigest otsast, et mitte arhiividest, tuleb alustada elavast, et arhiive jõuavad kõik eluaeg tuhnida, aga need inimesed kaovad eest ära ja niimoodi ma siis tegin ja vahepeal juba pidin käega lööma, et ma mõtlesin, et ma ei ole ju kirjanik, et ma ei oska seda ju kirju, kuda ma selle kokku panen ja kuda ma selle raamatu teen. Aga siis öeldi, et Timokene, ega sina seda ei kirjuta, on toimetajad, on kujundajad, ega sina ei hakka seda tegema, sinu eest tehakse see töö ise ära, sest ma olin selles suhtes täitsa eluvõrd. Muidugi ma tean, raamatuid toimetatakse, ma ei kujuta ju ette, kuidas see käib. Ega ma ka ei kujuta, kus selles, kui sa praegu ütled. Ja mina arvasin, et oi, mul on hea eesti keel. Issand, kui mul see läbi loeti, ma leidsin mitu tuhat viga oli seal nagu sisse tulnud ja lauseehitused ja see tuleb ju teha, et lugejal oleks hea, mugav lugeda ja nii edasi. Ja muidugi pildimaterjali, see raamat, mis mul nüüd ilmus, seda võib nimetada, kujundajaga ka nimetasime, et ta on nagu album. Ta on suur formaat, mõned ütlevad nagu Kalevipoeg, 34 sentimeetrit on pikkus, 24 sentimeetrit on laius ja kui sa ta lahti teed, ta on ju 68 sentimeetrit. No ta on raske ka ju. Ta on raske, 3,5 kilo, ilus poisslaps, nagu öelda. Ja see ongi album, et see ei ole juturaamat, et ma võtan õhtul voodisse, esiteks sa ei saa sealt alt võib-olla mõni välja kergem inimene. Et ma ei hakka niimoodi järjest lugema. Sa võtad, paned lauale,
sa vaatad ühest kohast, teisest kohast, seal on jutud kõik juures, see ei ole niimoodi, et mingi suvaline jutt ja suvaline pilt. Ma olen püüdnud kõik pildid ja jutud, et läheks kokku, et temaatikad on seotud omavahel ja siis paned kinni, väsisid ära, ei viitsi, homme võtad jälle. Ja niimoodi nopidki sealt, mis sind huvitab. Et ma arvan, et iga ühel on seal midagi, et me kõik ei huvitu hariduselust, me kõik ei huvitu kalapüügist võib-olla, mõni tahab usuelust kuulda, mis siin oli ja kuidas see toimus. Et seal on iga ühele midagi. Aga kus ei olnud nagu sellist hetke ei tekkinud, et sa lähed küll küsima, et ole hea ja räägi mulle ja öeldakse, et kuule, et kes sa oled, et ma ei viitsi sinuga rääkida. Oli, sest oli ju inimesi, kes on ammu siit ära läinud ja siis ma ei saanud öelda enam, et kuulge, ma olen sealt, et nad ei teagi, nad teadsid seda, mis siin enne sõda oli. Ja näiteks probleeme tekkiski Kakumäe poolsaare piirkonnaga, sest 41. aastal ja 44. aastal aeti see inimestest tühjaks ja sinna läksid elama Vene sõjaväelaste pered. Ja seetõttu oli üliraske neid inimesi kätte saada, kes tol ajal seal elasid ja nende järeltulijad ja ma sain ainult ühe perekonnaga, võib öelda ka 2 perekonnaga, kes tõesti said materjali anda, seal oli 11 peret ja nendelt ma ei saa mitte midagi, sest need on kõik laiali ja need on kõik surnud. Osadel polnud üldse järglaseidki ja Rootsis on ja need ei oska enam keelt õieti ja nii edasi. Ja siis ühele naisele ma helistasin ja ta kogu aeg ütles, mina ei taha sellest Kakumäest rääkida, mul on nii halvad mälestused, head aega, pani toru ära. Ja siis ma ükskord mõtlesin, ta teadis väga palju tegelikult. Ja ma ütlesin, kellelt ma küsin, et tema ainuksena teab. Ma võtsin 2 pitsi viina. Ma ei julgenud muidu talle helistada ja kell 8:30 õhtu, julgus oli sees, helistasin hallo ja ma ei ütelnud, kes ma olen, mis ma olen, ma ütlesin otse. Räägi mulle ära, kuidas need Vene sõjaväelased selle jänese seal maha ikka lõid. Ja niimoodi küsisin ja kus siis hakkas tulema ja ma salvestasin ja pool tundi ta rääkis järjest ja ma ei seganud vahele ka, ta sai enda sees selle välja, mis ta tegelikult tahtis. Ja ma tal õetütrega olen rääkinud, ta ütles, et see õetütar ütles, et ta ongi niisugune tujukas, et kui on ilus ilm, on tal nii hea tuju, tal ei ole mitte midagi viga. Aga kui on paha ilm ja tal on paha tuju, ta ei taha mitte kedagi kuulda ega näha. Nii et õnn oli, et ma talt sain head materjalid ja pildid, see nii-öelda näppas see õetütar ka talt, et ta siis ma sain skanneerida. Ja nende piltidega juhtus niisugune huvitav lugu eelmine suvi. Mina olin uhke, ma olin ostnud siin 10 aastat tagasi ühe Canon skänneri. Olin uhkema skänneriga, käisin külas, panin laua peale, andke pildid, te ei pea mulle neid andma, ma teen koha peale ära, paneme arvutisse ja eelmine suvi siis saatsin failid kujundajale. Paar päeva hiljem helistab, et tead, Timo, ma hakkasin nüüd neid sinu faile üle vaatama. Asi on nüüd kehvasti, et kui sina ta tead raamatut, siis sa pead kõik need pildid uuesti ja minu kätte tooma, sest sellise kvaliteediga ükski raamat ei võta neid. Ma ütlesin, mida? Et need kõik tuleb uuesti, siis ma mõtlesin, nüüd see raamat ei ilmu. Aga ma rahunesin maha, mul olid kõikide inimeste kontaktid. Sama päev ma 25 inimesele helistasin, nad kõik olid nõus andma need pildid minu kätte. Ja tema skänner maksab 8000 €, kõrgkvaliteediline, ülihead skännerid ja tohutu lahutusvõimega. Ja kõik pildid tegime seal uuesti ja nüüd, kui oli esitlus, ma andsin kõikidele need pildid tagasi ja ütlesin, nüüd on nad raamatu sees, et enam ma ei tule neid teie käest võtma. Et jah, niisuguseid apsakaid juhtus ja eks seal raske oli, raskusi tuleb iga tööga ja ahastus tuleb peale, aga kõigest saab üle. Ma vaatasin seda raamatut vanaisa juures. Ma ei ole ise jõudnud veel osta seda. Muide, su vanaisa, kui tuli esitluselt, mul Tarmo ütles, ega ma ei pannud tähele, ta naabrimees ütles, et vanaisa oli tuld, ta on 94-aastane ja veel omal jalal käib ja ütles, et kuradi raske see raamat. Jumala raske raamat on see. Jah, tal on muidugi see lugu, et tal on silmanägemine üsna kehva, et talle peab ette lugema. Seda ta ei taha, ta tahab ise lugeda, aga päiksepaistelist päeva on vaja. Ahah, siis näeb, jah, täna ei saa, täna pilves. Aga tal jätkub seal lugemine. Jah, ma vaatasin seda raamatut ja lappasin ja tõesti see on raske ja ilusad pildid olid tõesti sees ja lugemist on seal kindlasti palju. Ma
ma ei hakka vist talt laenama, ma arvan, et ma pean ikkagi ise liigi võtma. Oma on oma. Ikka oma on ja oma, sul oma pere ja saavad sinu järeltulijad. Temal on ju 2 poega või 1 poeg? 1 poeg, 1 tütar. 1 tütar, jah. Ja sina oled tütrepoeg? Pojapoeg. Pojapoeg, jah. See poeg ükskord seal käis, ma nägin seda poega. Ma just vanaisa interveerisin, uks läks lahti, mis siin toimub. Vanaisa ütles, mine siit minema, meil on tähtis töö. No jah, tegelikult kui nii võtta, siis minu isa, tema poeg siis elab seal kõrval kohe, minu vend elab teisel pool kõrval ja siis nii-öelda tütrepoeg elab maja taga kohe. Kõik klann on koos nii-öelda. Jah, ja mina elan siis natukene eemal ja minu õde siis hetkel küll resideerub Mustamäel. Aha, vanaisa ütles, see Käänumaja on nagu nüüd hiljemehi, vanamaja enam ei ole. On, vajamaja on tegelikult, kui ma tema juures käisin seda podcast'e tegemas, siis ta ju rääkis sellest, et oli see pesuköök ja see on selle maja taga. Maja taga? Ja ta on sellest muidugi, nüüd on teinud töötuba seda, aga see on paegivist ehitatud maja, õlgkatust ei ole, nüüd on eterniitkatus, aga see on see maja, kus nad algselt elasid, jah. Et oli minu jaoks ka see üllatus. Mina olen eluaeg teatud, et see on kui töökoda või töötuba. Aga see oli elumaja siis? See oli elumaja, jah, just täpselt. Aga ma tänan sind. Ma jätan lingid alla, kust leiab selle raamatu. Ma panen ka lingi alla, kust leiab sibulaid. Ja ma tänan, et sa tulid. Omalt poolt ma annan sulle natukene võib-olla ka sinu liljade pealt korjatud mett. Sinu enda aiast, jah? Minu enda mesilas. Jah, just täpselt. Kui tore. Ja teiega, kallid sõbrad, näeme järgmine kord. Loodan, et nii suurt vahe sisse ei tule, aga kes teab. Nägemist. Aitäh.